Minu Euroopa. Maailma otsa. Mürakas. Ma ei tea, mis number see on. Tiina, mis number see on? Ma ka ei tea. Minu saari... Üle 170 kindlasti. Üle 170, üle 180 võib-olla. Sest oli nagu 180 või? Ma ei tea tegelikult. 810. Mul on halvasti kodutööd. Ühesõnaga, hästi palju minut on olnud, aga minu arust ei ole olnud minu Euroopa enne. Võib-olla minu maailm oli kindlasti siin. Siis sa oli nagu mõnes mõttes pioneer. Ja alustame sealt, et pioneeride poolt, et sa alustad selle raamatuga, kus oli mina olen nõukaaja laps. Yeah. Aga mis see tähendab? See tähendab, et ma olen sündinud 77. aastal. Jah. See tähendab, et nõukaajal ei reisitud ja kui reisiti, siis ma ei tea, mina reisisin korra aastas Kabliranda perega. See oli minu tippsündmus. Või siis ma ei mäleta, kas ma selles raamatus kirjeldan, aga minu üleüldse kõige esimene reisimälestus on 6 aasta sünnipäev, kus me saan esimest korda elus Saaremaale. Saaremaa oli sellel ajal piiritsoon. Ehk siis kõigepealt piirivalvurid, šlaapbaumid, jutud. Ja siis kui me sellest kõigest mööda saime, siis olin ma seal selle muuli peal, me sõime seal kilo võileiba ja isa kinkis mulle käekella. Ja kuidas oli, kui sa läksid Saaremaale, et suhtsed valvurid tulid ja kontrollisid dokumendid? Ikka passikontroll oli seal, aga ma mäletan sellest suhteliselt vähe. Ma ütlen, seesama kilo võileib ja käekell on mul rohkem meeles. Mis autotel oli? Ma ei tea, millega me sõitsime tookord, aga me oleme päris mitmeid kordi sõitnud niimoodi see väike maanteemuhk. Ja sellega sõitis 2 perekonda. Seal oli 4 täiskasvanut ja... Samas autos? Ja 4 last süles. Ma olen näinud sellised piltid, kus nagu üks juhib ja siis terve küla kuidagi mahub autosse ja keegi istub ka pagažnikus. Just enam nii oligi. Ja selle käisid uksed veel taha poole lahti ka, nii et sõiduajal ei olnud mõtet nagu paotada seda, siis pahu viljeluan. Ja siis ütlesid siin ka, et su ema on natukene nostalgia sellest ajastust, kus see oli, et ja vaat seepärast ei lähe ma ka närvi, kui mu lihane ema räägib, kui tore ja lihtne oli elu Vene ajal. Jah, no see on kõik seesama jutt, et ega me ju kõik tuleme mingisugusest ajast. See aeg on meile sellepärast ilus, et see on meie lapsepõlv. Keegi, kes on sündinud sõja ajal, ma arvan, meenutab ka sealt ilusaid asju hiljem. Ja minu jaoks on seal nõukas, ma saan aru, miks mu emale see tundus selline, sest tema oli sellel ajal noor, tal oli kõik ees, tal elu ees, et sellepärast see oli tema jaoks ilus aeg, see nõukaaeg ka, et ma jah, ei lähe närvi selle peale, kui ta seda vahepeal heietama hakkab. See oli nagu see Jaak Joala tippkarjääri hetke aeg põhimõtteliselt. Mine ette kujutada, mine ei olnud siin. No peale Jaak Joala mahtus sinna nõukaaega muidugi üht-teist veel. Tulis Mägi ka. Põhimõtteliselt, kui ma mõtlen sellest nostalgiast, siis ma mõtlen, et nad mõtlevad Jaak Joala vanade lauludest. Ei vist mitte ainult see. Vist mitte ainult, jah. Aga üks teema, mis tuli pinnale, oli see ja ma tahtsin sult küsida. Ma mõtlesin, ma lugesin, tegelikult olin Rohelismaja kohvikus 2 päeva tagasi ja ma sain sõpradeks ühe mehega, kelle on juured Viljandimaal. Perekond läks Uus-Meremaale ja siis ta tuli tagasi Eestisse. Ema oli eestlane. Ja terve lugu oli sellest, kuidas nad said talu tagasi. Ja siis ma mõtlesin, kas igas Eesti perekonnas on see sama lugu, et kas me saime talu tagasi või ei saanud või mis juhtus selle taluga. Siis ma tahtsin sult küsida, mis juhtus su pere taluga? Meie vist ei olnud nii heal järel, et neid talu oleks olnud, aga ma mäletan mingisugused obligatsioonid ja mingisugune korteri välja ostmine ikka kuskil oli. Aga ma olin selles eas, kus materiaalsed asjad mind ei huvitanud üldse. Nüüd nad huvitavad mind natukene. Nii, et ei olnud arutelu, kes sai korterit, mis juhtus? Ei, selliseid asju ei olnud. Meil maakodu oli küll hiljem. Ma olin juba siis suhkene, et ma sain maailma asjadest aru, aga see oli nagu rohkem selline suvila ja siis hakkas juba tasakesi ronima see aeg peale, kus juba kaugelt see sinimustvalge paistis ja siis hakati toimetama. Siis mu vanaisa oli selle taga, sest ma mäletan, tema oli selline vend, kellel oli sinimustvalge vapp metallist, ta kandis seda põues juba siis, kui ma alles väike päga olin ja rääkis, et kunagi tuleb Eesti tagasi, kunagi saame vabaks, kunagi tuleb talud tagasi.
ja siis, kui see aeg hakkas nagu lähemale jõudma, siis tema, ma mäletan, oli see, kes aitas mu vanematel selle nagu maakodu moodi asja soetada kunagi. Praeguseks seda meil muidugi enam ei ole, kõik läks selle teist teed pidi, aga vahepeal oli. Et ma mäletan natuke kanu, mäletan paari siga, mäletan õunapuude otsas ronimist ja ma ei tea, toore muna söömist ja siukse asja, et mul natukene seda on, jah. Su ema ei andnud sulle selle nime Müürakas. Ma olen aru, et sinu oli titena vähemalt Üllar. Kas vastab tõele? Vastab tõele ja passis on ka see nimi. Ja selle passi nime järgi kutsuvadki mind põhimõtteliselt ainult vanemad ja üks väga hea sõber. Ja siis on oht ka, et ma ei pruugi esimesel hetkel nagu reageerida sellele. Kuidas sa suhtled siis selle teise Üllariga? Kas sa tead, kellest ma räägin? Kõik teavad, kellest ma räägin. Jaa, ta on selline hästi viks ja viisakas. Kas sa oled temaga kohtunud? Olen kohtunud põgusalt. Ta tõenäoliselt on kapis sellised allid viigipüksid natuke lühikesed ja diplomaadi kohver ja tal on juuksed seitisse kammitud. Aga ta annab ennast maru arva näol. Kuni ma olin seal lennukitehases ja läksime mingi tuppa ja kõik oli nagu pidu just lõppes. Seal oli tühjad õllekenteeneid ja sõitsud igalt poolt. Mis siin juhtus, siis ma nägin plakatit põrandal Üllar Jörbergi kontsert. Mõtlesin, tema on siin käinud. Nüüd ma saan aru, mis sügune tüüp on. Üllarid ise on korralikud, aga nendega käib kaasas siukene meeletu orkaan alati. Nii, aga me oleme jõudnud Euroopasse. Et kui ma rääkisin täna ühe inimesega kohvikus, et me lähme rääkida minu Euroopast, siis ta küsis, et aga kuidas me defineerime, mis on Euroopa? Kas on liiga filosoofiline küsimus või? Kus sina näed neid piiril? Uraalid, Vene piiril? Ma ei ole selle peale mõelnud. Kõige esmaselt on ta minu jaoks mingisugune ala, mida saab ilma, ma ei tea, laeva ja lennukite alistada. Siis saab autoga sinna. Noh, teine teema on juba mingi Euroopa Liit ja siuksed jutud. Aga minu jaoks on lihtsalt Euroopa see maa, kuhu mul on nagu suhteliselt lihtne võimalik minna. Ma ei mõtle nii täpselt selle peale, kus see joon jookseb. Mõned eestlased on öelnud mulle, et me lähme Euroopasse. Mulle tundub nagu selleks, et ma olen kuskil, ma ei tea, Californias, siis mõtlen, ma lähen Ameerikasse. Midagi sellest. Okei, lähme sinna. Aga oled sa tähele pannud, et läheme Euroopasse, öeldakse tavaliselt siis, kui minnakse allapoole. Siis kui sa oled Soome või Rootsi või Norra, siis sa ei kasuta sellist. Ma ei tea, mis see on. Lähme jõuluvana Põhja. Põhja. Euroopa tähendab alla ja soojemasse ja... Ma arvan, et see on mõne nagu riigid, mis on tuuma sees, näiteks Itaalia kindlasti osa, Prantsusmaa, Saksamaa. Sellised kohad ja siis inimeste meeleks see on Euroopa. See on vähemalt Euroopa süda. See on veider, ega me tegelikult tõenäoliselt ei võta lõpuni siin ise üleval ennast ka nagu eurooplasena, sest ma ei tea, kui me ütleme, et me läheme Euroopasse, siis me sõidame kõigepealt Eesti, Läti, Leedu, siis võib-olla Poola ka, aga siis hakkab nagu Euroopa peale või kuskilt sealt Poola piirist mõnel hakkab peale Poolat alles peale. Et me ei võta seda niimoodi, et kohe on Euroopa, sinna minnakse, see on kuskil all. Kuidagi me sõitsime Leedu. Ma olen olnud sida Eestiga üle rohkem kui 20 aastat. Aga ma näinud Leedus käinud üks kord. Mis tegid see? Ma olin mingi konferents Kaunases. Ja siis ma läksin bussiga Tartu, Riiga, Kaunas. Ja see võttis nagu terve päeva ja see tundus mulle ülipikk sõit. Need 70 alade saarekesed ma tean. Aga siis ma mõtlesin, aga siis kui sõprad sõidavad, ütleme, Kesk-Euroopasse, tundub, et see läheb nagu south ja sa oled juba poole piiri. Et kas on kaugel või kas on tegelikult lähedal? Ma ei mõista. Sa oled seda teinud. Kas Leedu on kaugel või lähedal? See on kõik, minu jaoks on kõik lähedal. Selles mõttes, et ma ei tea, minu jaoks jookseb joon põhimõtteliselt, ma arvan, Eesti-Läti piirilt. Siis kui ma olen selle ära ületanud, siis ma olen juba seal. Et siis ei ole veel seda, et ma ei tea, kui palju kilomeetrid järgmise riiki on, vaid siis ma olen juba seal, ma olen juba reisil ja ma olen juba kohal põhimõtteliselt. Et
ülejäänud kilomeetrid on lihtsalt, see juba ongi see kulgemine, see on juba reisil olek. Kas sa tunned, kui sa lähed üle piiri kohe? No mina tunnen näiteks, hakkan kuulema näiteks Läti raadiot, mis toimub, see ei ole normaalne. See on jumala äge. Pildid on teistsugused siin. Ikka, seda tuleb kõike nautida. Me lükkame alati, seal on paar vahtsat Läti slaagri-kanalit, mis meil nagu esimesed päeva ära sisustavad päeva olemisti. Ja siis sa oled juba läbi Läti ja siis satud Leedusse. Ja siis Poola. Ja siis ma olen kuulnud, et teised vinguvad hästi palju sellest. Nad peavad sõitma läbi Poola. Siis tundub nagu Sahara kõrgma. Sa ei tea, kas sa jõuad teisele poole, sest see on nii nagu suur maa. See on kõik jälle, mis su eesmärk ja missugune su suhtumine on. On võetud seda tõesti transiidina, aga mina nagu mida aeg edasi, seda rohkem ma suudan sellest Poolast ka rõõmu tunda. Üks asi on see, et neil muidugi kogu see teede võttes ja see arenes nii palju, et see tegelikult on muutunud väga mugavaks see Poola läbimine. Ja tegelikult Poola ise on kuradi äge riik. On äge riik ja siis noh, kui sa ikka mõne korra kiirteelt kõrvale sõidad, siis sa juba näed igasugu asju peale selle paneelseina ja asfaltliini. Mina olen õppinud seda nautima ja üleüldse ma suudan nautida igasugust kiirteed praegu. Ma käisin just siin paar päeva tagasi Tallinnas ja minul on rõõmus meeld, kui ma sõidan seda Tallinn-Tartu otsa. Ma saan aru, et enamik inimesi läheb jumala kettasse selle peale närvi. Aga mina naudin, ma juba olen siuke tunne, et nii, nüüd ma reisile, nüüd ma olen tagasi ja vaatan, ma panen ajama. Minu jaoks on kiirteed ka ikka väga mõnnud. Kas alati, kui sa sõidad kuskile Euroopasse, kas alati lähed selle teega, mis on nagu näiteks kõige otsem teekond sihtpunkti või sa otsitad, lähme Austriasse seekord, lähme Ungarisse? Siin me jõuame paratamatult Mutini, minu kalli kaasani, kes tegelikult kõigi nende reiside taga on. Tegelikult nad kõik valmis heitab ja siis meile jätab mulje, nagu me kõik oleme hästi spontaansed. Et ühel hetkel ütleb, et siit võiks nüüd sinna ära keerata. Ma tean, et ta tegelikult pool aastat tagasi joonistas sinna juba täpid ära, ta teab seal ööbimiskohta, siis seal üks toidukohta, siis seal tahab üks ilusat vaadet vaadata. Aga no selles mõttes jaa, juhtub ikka või noh, et ei lähe nii, nagu me alguses täpselt plaanime sama tee või siin see Veis, vana sõber, teeb juba igasuguseid krutskeid ehk siis see äpp, millega sa reisid, on ju see kaardirakendus. Oota, ta teeb mida? Teeb krutskeid. See on sinu jaoks uus sõna. Ei, mu naabrinaine kasutas ka kunagi, nii ma tean seda. Vallatusi. Aga see on see teine kord, et ma olen seda kuulnud. Ma isegi ei tea, kas Viljandimaal seda kasutatakse, ma olen sealt alkohol tulnud. Siis on kuskil midagi väga hästi levima läinud lihtsalt. Ma räägin temaga igas asju, aga see ei ole planeeritud, see kuidagi tuleb välja. Kihnu naabrinaine. Krutski. Ühesõnaga, kus ma nüüd käid, see vana hea Veis võib vahepeal tegelikult ikka siga keerata küll, sest noh, nendes riikides, kus teda palju kasutatakse, seal on ta päris tark. Juhatab, näitab sulle neid igast ummikuid ja politseisid ja asju. Aga kui on sellised riigid, kus teda väga ei kasutata, siis see Veis ise arvab jätkuvalt, et ta on maru tark. Aga tegelikult enam nii tark ei ole. Nii et me oleme ikkagi lõpetanud kuskil mägede kitsastel kruusas serpentiinidel ja mingisuguse üle kägiseva silla ühest riigist teise sõitnud. Mis oli nagu selles mõttes äge, et see vist on mul eelmises raamatus kirjas, et oligi nii, et me läksime Bosnia-Hertsegoviinast Montenegrosse. Noh, siin kahe riigi vahel võiks olla päris normaalne lai asfalttee. Aga meie lõpetasime ööpimeduses, kuskil ongi need kitsas kruusavärk tühjus all seal ja siis sõidadki selle üle kägiseva silla ja oled teisel pool ja siis sõidab piirivalve auto sinu poole. Aknad lähevad alla, nüüd ma olen mingi jamaga hakkama saanud. Sees tuleb siuke jõhker veinilont välja. Kõik need piirivalvurid olid keskmise joobes pilotad palgapäeva asendis ja siis kutsusid enda kordonisse napsu võtma. Me igaks juhuks muidugi ei läinud, sest no mine tea, saavad kaineks käerauad jutud kahe piiri vahel. Aga kui sa sõidaksid nagu selles mõttes väga turvaliselt ja suurt teed mööda, siis seda ei oleks juhtunud. Nii et Veis tegi meile selle krutski. Juhatas sinna mägedesse nende purjus piirivalvurite juurde. Nii, millal sa said su esimest tatueeringut? Kas sa ise tegid või? Kus sa aukas? Ma ei oska joonistadagi. Ma sain selle, minu esimene tatueering on see tükk siin. Ja selle ma ostsin endale oma esimese õppelaenu eest. Ma ostsin endale musta mantli nahkpüksid ja selle väikese tatueeringu sinna läks mu esimene õppelaenu. Aga siis sa hakkasid kasvama? Jah, noh, venivad koos nahaga. Ma olin siis hästi pisike poiss ka. Nii, ma lihtsalt küsisin, et
et ma ei tea, kui mina oleks piirivalvur, ma ei tea, kas sina peaks kartma piirivalvurit, et tema peaks sind kartma. See on vastastikune respekt. Võib-olla sellepärast meid sinna kutsutigi jooma, et nagu sõprust sõlmida. Ja, aga kas on mõned kohad, kus oled olnud Euroopas, kus tundsid kuidagi ebamugavalt? Ei kuulu siia, näiteks Ameerikasse võiks juhtuda, et me oleme kuskil, ma ei tea, Alabamas midagi, mõtlesin, lähme siit ära, et me ei ole kohalikud. See võiks olla niimoodi, no sellest sa saad aru muidugi, et sa kohalik ei ole, sest sa ei ole kohalik, aga selline, et ebamugav ja hirmus oleks, mul ei ole kordagi nagu juhtunud just põhimõtteliselt. Ma tean, et Prahas oli korra siuke luu, kus muti ütles, et ta ei tundnud ennast nagu väga turvaliselt. Aga see oli lihtsalt nagu hästi palju rahvast, hästi palju neid inglise poissmehi, kes olid 6-promillises joobes ja kuidagi seda kõik oli palju. Kõige õudsem. Jah, aga selles mõttes, et päriselt nagu hirmus oleks, sihukest asja ei ole olnud. Pigem ma olen näinud ainult seda, et inimene võib olla nagu ikkagi päriselt hea. Ja keskmine inimene tõenäoliselt ongi. See on ainult nagu seda head usku mulle süstinud reis siiani. Me oleme rääkinud Baltimaadest ja natuke Poolast, saksid Balkanidest ja sa ei ole ainuke, kes käib seal. Mis tõmbab inimesed Balkani maadesse? Kas on lihtsalt ilus loodus, kas on odavamad hinnad, lihtsalt kuidagi, võib-olla avastamata inimesed on nagu ei viitsi minna Kanaari saartele uuesti. Tahaks midagi muud, Montenegro tahaks midagi. Ma arvan, et meie jaoks algas tõesti sellest, et Horvaatia oli sellel ajal tõesti odav riik, siis ei olnud meil veel eurot, eks ole. Ja Itaalias me olime seal juba sahmaka ära teinud ja niimoodi, et meile see Vahemere kant meeldis hirmsasti. Ja ta oli odav, aga ta enam ei ole seda. Ja ega nendel kohalikel hakkab tegelikult nendest meiesugustest tulevatest lamedamaa inimestest kõrini ka saama vaikselt. Ja kõik on läinud kallimaks ja kohalik on palju lihtsam närvi ajada. Aga sealt ta sai alguse küll ja Montenegro on jälle sammukese maas, neil on küll euro olemas, kuigi nemad Euroopa Liitu ei kuulu. Aga nemad on praegu sellised eriti nullid, nii et me käisime ka selle pärast seal 2 aastat järjest, et oli lihtsalt nagu väga armas pisike riik. Kuidagi nagu, kuigi meil on kõik lame ja neil on kõik püstloodist aja poole, aga miski on seal väga sarnane eestlasele. Kuidagi see, et sa oled pisike ja see ühtekuuluvus tunne. Ja miski vähem, ma arvan, et see on vähem kui miljonit. Ja, ta on pisem ja ta on nagu selles mõttes ka muidu ühest riigi otsast teise on võib-olla seal paarsada kilti, aga sa sõidad seda 30 kilomeetrise tunnikiirusega mägede vahel, et 3 teed enam-vähem, mis viivad ühest otsast teise ja kõik sõidavad kogu selle rahva ja turistid ära teinud. Ma mõtlen, et mõtlen, et Itaalia on väga harjunud turistidega, et see on koht, kus inimesed on käinud mitu dekaadi, ma ei tea, põhimõtteliselt igavesti inimesed on. Nii kaua, kui on turism olnud, inimesed on käinud Itaalias. Aga nad väga vist sinna alla ei jõua või allpool nad ei ole nendega nagu arvestanud. See on pikem sisse turismid turistidele, ma arvan. Tegelikult oli üks väga hea hetk selles raamatus, kus sa satud Alberobello. Et räägime, mis tegelikult need trullid, mis on siuksed ümärgused, vaiksed majakesed, mis oli populaarsed Puglias, üks provints Kagu-Itaalias. Nad näevad välja nagu tissid põhimõtteliselt. Nagu sinegi, mine kunagi ei mõelnud kusjuures. Kuida jätta. Põhjamaa mees avastas. Sina sai kohe aru, missugused majad nad olid. Mine ei pannud tähele, et nad on tissikujulised majakesed. Aga hea koht on, et sul oli tegelikult kuidagi iga seal alguses, kui sa sattusid. No see on ikka nagu selles mõttes igav, ma ei saa öelda, et oleks olnud, aga see turismikas tegelikult nagu tappis. Et sa lähed sinna ja sa saad, enne kui sa oled tänava otsast kuskile edasi jõudnud, saad nagu selle kommertsiga nagu pikki pead, nii et vähe pole. Ja noh. See oli täis suveniiri poodidega. Sa pead nagu 2 käega rahakotist kinni hoidmas, nagu tolmuimega tõmmatakse sul kõik ära, ei ole ruumi olla. Kui ma olen seal käinud, siis see oli igasugused müüjad, ma mäletan, et keegi müüs jalanõud piatsas. Tundus nagu sihukene koht, kus on ainult turistid ja keegi ei ela põhimõtteliselt. Aga jah. Nii et, aga mina sain aru, et see on rohkem nagu siseturistidele, nagu teised itaallased lähevad sinna. No Materaga vist on samasugune lugu. Et seal käivad väga palju. Aga miks sa läksid sinna, see oli oliivipuu pärast või?
no ma läksin sinna oliivipuu pärast, aga eks ma tahtsin näha Lõuna-Itaaliat muidu ka. Okay. Miks sa tahtsid Lõuna-Itaaliasse minna? Sest ma ei olnud käinud seal. Mul on veel terve hunnik kohti Euroopas. Mulle, et kuigi itaaliased ei taha sinna minna, need arvavad, et see on ainult kuritegevust ja suke mafia. Isegi nagu Milanos midagi, nad ütles, oota, sa käisid seal või? Et sa jäid ellu ka. Meil on väga hirmsad piltid Lõuna-Itaaliast, aga sul ei olnudki. Hirmsad ei olnud, aga ma sain aru, et on hoopis teistsugune kui Põhja-Itaalia loomulikult. Inimesed näevad teistsugused välja. Ta on niisugune, teed on kehvemas seisus. Sinuga ei räägita inglise keeles enamasti. Ja prügi on suhteliselt palju igal pool. Ja see on see India lõhn. India. Seal baari lähedal on ka üks linn nimega Turi. Ma ei mäletan tegin pilti, see oli silt, et siia poole baari, sinna poole Turi. Aga see on pisikene koht, see ei ole nagu siukene sihtkoht. Okei, kus oli see piirkus juures? Kas sa mäletad, kus algas see Lõuna-Itaalia? Sest mine ei tea. Ma alati mõtlesin, et Rooma, aga võib-olla ei ole. Me läksime alla nagu mööda seda siis idakallast, eks ole. Ma arvan, et see baari oligi minu jaoks selline esimene sõlmpunkt, mis nagu suurem oli. Mul ei olnud aega mõelda selle peale, kas ma olen nüüd juba kohal või ei ole seal Lõuna-Itaalias, sest mul see auto juhtimine võttis kogu energia. Sest see matkaautoga minek oli ikkagi palju keerulisem, kui ma olin arvestanud just selle matkaautoga minek, sest me räägime sellest, et roolivõimu ei ole ja mootor on 1,9 liitrit. Me korra üritasime tõmmata seal ka sisemaale, ehk siis nagu selle lainelisele alale. See läks keema kohe see masin ja me tulime tagasi ja panime mööda rannikut siis sinna allapoole edasi, et mul ei nagu plaanipärasest nagu muutus seal palju. Aga noh, ma ütlen, väga palju oli autojuhi võitlusin, et kui ma õhtul nagu kuskile staapi jõudsin, siis ma avasin veini ja hingeldasin lihtsalt mõned päevad. See on mu tütter, aga ma ei päevastada. Ma panen airplane mode. Ma lennan juba pool tundi. Ei, ta peab siis ilma minu abita elama. Sa oleks pean ikka vastu vaatama, ma räägin. Ei, ma tean, mis ta on. Aga olgu, me rääkisime Itaaliast. Me oleme nagu Balkanist rääkinud, me oleme Poolast rääkinud ja natukene Baltimaadest rääkinud. Isegi Nõukogude Liidus rääkinud. Aga me rääkisime Lõuna-Itaalias. Et mulle meeldis, ma vaatasin ka see YouTube'i klippid, kus sa olid seal Barineki ja see vanelinn, vanelinn olid seal. Ja siis oli ka mingi Veneetsiat oli ka seal ja siis ma kohe tulin meelde, et oota, aga sa ei saa parkida Veneetsiast. Et kuidas sa saad hakkama selle matkabussiga, kui sa lähed, isegi paari vekki võiks olla nagu natukene peavalu. Eriti kui on siuksed kitsad tänavad ja kuidas sa leiad mingi koht, kus saad parkida, et sa lihtsalt kõnnid sinna. Ega sa tegelikult päris kesklinna nende masinatega ei liigugi, sa ikkagi nuputad seal mingisugused kohad välja, seal baaris oli ka mingisugune, ma arvan, see oli mingi hotelliparkla, millesse lasti veel raha eest nagu parkima ka. Kusjuures sealt tuli niisugune pabertšekk välja, kui sa selle oleks ära kaotanud, oleks olnud stiilis 300 eurot trahv. No ühesõnaga sellisel me olime, see raudtee jooksus vahelt läbi, et me ikkagi kesklinna paar üldse jalutasime, et me ei olnud selles mõttes kesklinnas omadega. Ega nende suurte masinatega pääseb halvasti ja pääseb mida aeg edasi, seda halvemini tegelikult, et ega nendega suurtes linnades ei olegi väga mõtet mütata. Kas sa kasutasid stimulantid, kui sa sõitsid? Mis sa selle silmas pead? Ma lihtsalt mõtlesin, et see võiks olla raske, isegi kui mina pean sõitma, no mõnikord ma olen sõitnud näiteks Võru, Tartu, Viljandi. Ja siis kui ma jõuan sinna kuskil Õiu sadamasse või kõige hullumad Täna silma, kus mingi koht, kus sa mõtled, et sa oled peaaegu seal, aga see ikka ei ole. Ja siis tuleb mingi kuradi, ma ei tea, mitte Vana Võidu on juba niisugune koht, et sa tead, okei, peaaegu. Aga seal kuskil on mingi koht, ma ei mäleta, mis ta nimi on. See ei ole hingelt sõidumees. Uusna või, ma ei mäleta. Seal, kus on see Jaan Tõnissoni. Kalmetu. Kuskil seal, kus Jaan Tõnissoni vana tallu on, siis ma alati mõtled. Kas ma jõuan? Ja siis mõtled, et sa lähed läbi Poolat, ei olnud mingi koht.
ei no ikka on, aga see on selline omaette trants. Ma sind vaatan, siis mul tekib selline tunne on alati olnud, et sul ei ole isegi juhilube mitte. Sa ei näe üldse selline vend välja, kes tõenäoliselt autoga ise sõidaks. Mulle meeldib. Selles mõttes ma saan täitsa aru, miks sul sellised emotsioonid on. Mulle meeldib tegelikult. See on tüüt, siis mul oli suke fantaasia, siis ma nagu pean hoidma silma teel. Tahan ole kuskil mujal oma mõttedes. Ei, mulle on kusjuures Eesti juhi luba. Ei, mulle lihtsalt meeldib sõita. Ma arvan, et see on minu õnn ja õnnetus, et tõenäoliselt, kui ma mingit muud tööd ei leia endale, siis ma võiksin, ma ei tea, taksojuht või prügivedaja olla ka täitsa vabalt, et tuleb masinaga sõita. Okay. Et sulle meeldis siis? Jaa, mulle meeldis ja mulle meeldis see Poola ka. Isegi siis, kui ma olin omadega täitsa ribadeks, mul ikka oli äge olla. Kus on kõige hullem autojuhid? Hullemad, kõige hullemad. Ma arvan Eesti, aga... Kõige hullemad ongi Eestis, kusjuures kõige ebaviisakamad on Eestis. Kõige võõram ja hullem liiklus ongi tõenäoliselt mingi selline Montenegro moodi riik, kus sul ongi need 2-3 teed võtta, need on lihtsalt nagu nii üle autostatud, sest kõik sõidavad, kasutavad neid. Iga väike küla, see on mingi 30 kiltsa küla ja kõik see vahepealne ala on tipptunnil, inimesed sõidavad kodudesse, see on lihtsalt servast servani täis masinaid ja oodatakse. Aga nende erinevus on selles, et neid valgusvoorid ja liiklusmärgid ei huvita. Ehk siis, kui sa hakkaksid siin Eestis liikuma, siis kohe antakse sulle signaali, aga seal sind lastakse vahele lihtsalt, sest kõik tahavad lõpuks koju saada. Kas see oli seal punane või kas sa tohtisid minna või mitte, sa annad endast signaaliga märku, sind torgatakse vahele, tegelikult lõpuks on see liiklus palju sujuvam. Alguses ajas see närvi, sest sa oled eestlane, sa ei näe, kurat roheline ei ole praegu, sa ei näe, et siit ei tohi keerata. Aga kui sa saad nagu sellest nagu aru, siis nad tegelikult toimetavad kõik selle nimel, et kõigil oleks kiire ja ükski koju on ju. Et nad on tegelikult palju rahulikum ja viisakam liiklus, aga algus ehmatab nagu hullult ära. Ma olen mõelnud ka, jah. Mõnikord sa oled kuskil, ma ei tea, kuskil nagu Kanekülas ja keegi sõidab sust mööda, ma ei tea, 120 ja ma mõtlen, kes ta on? Miks nad sõidavad nii kiiresti? Mitte lihtsalt ei sõida, vaid laseb signaali ja klipib fingerit sulle ka juurde. Ma tean, miks nad sõidavad nii kiiresti, sest nad on Kanekülas. Ja nad ei taha seal olla. Ma ka ei taha. Alati mõtlesin, et kes elab Kanekülas? Kes kuradi annab Kanekülas? Ja siis kunagi üks naine hakkas rääkima tema nagu juurtest. Ja nad tulid Kanekülast. Sina oled see inimene Kanekülast. Nad on olemas. No kaks inimest elab kindlasti seal. Vähemalt kaks. Üks on see, kes poodi peab ja teine, kellel see Jaanalinnu farm on. Olgu, aga aitab Kanekülast. See autovärk on tegelikult väga huvitav. Ma mõtlesin, et matkabuss, kuidas see sattus kätte? Me läheme Mutiga alati kuidagi koos lolliks. See on meie nagu suur vedamine. Ehk siis mul oli täitsa normaalne, üsna uus ökonoomne auto. Siis me müüsime selle maha ja ostsime 2 vana asemele. Ma ei tea, kui palju on selliseid eestlasi, kes rõõmustavad, kui nad ostavad, ma ei tea, 5 aastat vana auto asemel, 25 aastat vanad autod asemele. Aga sina rõõmustasid? Jaa, mina rõõmustasin, ma sain endale Maasteri, mis mulle on kogu aeg meeldinud, mul on neid paar tükki juba olnud ja siis ma sain selle matkaauto, nüüd on mul 2 hästi vana autot. Mis on nagu oma loomu poolest justkui lihtsamad ja arusaadavamad, aga mitte mulle, kuid töömeestele. Mul on neid nagu väga hea töömeeste juurde sõidetada remonti nüüd. Nüüd ma pean, jah. Oota, mis on see matkabussi, ma ei tea, brand või make, märk? See on vist Fiat Ducato, aga siis meie jaoks on ta V-tähega Viatikene. Mul on siit lepp siukene peale. Ja seal on ka kirjutatud Itaalia masin on jah? Navigaator Priks on see. Ja nad ikka kõik teaksid, kuhu klikkida. Navigaator Priks. Kas sul on olnud mõned kogemused või kohtumised politseiga, kui sa oled juhtunud? Sest mõnikord ma küll märkan, et ma ei tea, kas neile meeldib, aga ma olen märkanud, et suuremad autod tõmbavad tähelepanu ja siis mõnikord ma näen, et politseinikud on peatunud, lihtsalt vaatavad ringi, ma ei tea, miks. Äkki neil oli peatatud on ühe korra kuskil Poolas sõiduautoga üldse ja nüüd ma sain just mõni nädal tagasi sain Itaaliast trahvi meili teel takka järgi.
tuli välja, et ma olin kuskil punase tule alt läbi sõitnud, ma ei tea. See juhtub niimoodi, jah. 140 eurot maksin ära. 140 eurot? Jah. Nagu... Tead, mitu kasti õlut see on? Ma ka tegelikult ei tea. Kes sa tead? Sa käid Lätis ka? Õlut ostmas ei käi, aga muidu käin Lätis kõige. Okei. Ma räägime see nagu... Aga kas sa oled ka näinud midagi huvitav, kui see on juhtunud autoks? Mingisuguseid avariisid asju. No näiteks, jah. Näiteks kunagi, kui me räägime Eesti liiklusest, kui meie kolisime tagasi ja mis ta oli, kas oli kevad 2007 või kuskil seal, meil oli mingi raamatuvärk Tallinnas, tulime tagasi, olime kuskil laeva vallas ja siis me nägime, et suur rekka oli maas nagu pikk, ma ei tea, pikk oli külil, ja siis mis ma nägin, lihtsalt nagu terve tee oli täis, tegelikult oli tee ääres, siis ma mäletan, kuidas auto meie ees peatas, siis üks naine, ta oli siuksed pikad kontsad ja siis ta jooksis ja tegi pilti. Ja see oli kuidagi mu tutvustus Eestile. Kui sellised asjad juhtuvad, siis on sellised naised ilmuvad ja teevad pilti. Ja siis alati mõtlesin, mis nad tegid selle rekkaga, kuidas nad tõmbasid selle välja, kas sa oled näinud siuksed hullud asjad? Ma olen näinud ühte põlevat rekkat tee ääres. Jah, leekides üleni. Tõenäoliselt oli seal mootoriga midagi juhtunud, aga ma arvan, me oleme ise pakkunud rohkem siin see aasta, kui me kuskil Puuralt linna ääres ühe silla alla ennast peaaegu kinni sõitsime selle matkaautoga. Siis ma arvan, et meid vaadati samamoodi kui seda põlevat rekkat kuskil Poola kiirde ääres. Mis on teie auto sees? Mis seal on? Jaa, näiteks mõned tulevad saunadega, ma olen näinud. Sauna ei ole. Sul ei ole saun kaasa? Ei ole. Aga WC on. Tead, kui äge matkaauto WC süsteem. See on väga hea. Läheme selle juurde. Ei, ma ei pea nagu selles WC-s. Ma tahaks rääkida sellest. Sest see oli minu jaoks nii võõras teema. Selles mõttes sa kujutad ette, kui sa... Et sul on kuskil nagu kast, mis on täis. Ja sa pead sellega toimetama. Tühjendama. No, ma tean, mis sa teed selle. Sa viid seda talusse kuskil ja siis sa saad nagu suuremad tomat. Väetan põldu just. Mina võtsin seda kasti kätte ja toimetasin, aga seal, nagu sa tead, suurem jagu matkaauto omanikke on eakad inimesed. Mina olen seal ikkagi selles mõttes poisikene selles valdkonnas. Ja siis nad on teinud selle transatöö enda jaoks mugavamaks. Meil on seal rattakese tall ja sükene sang küljes, siis sa võid hommikuti näha hallipäised hommikumantis tüüpe, kes oma sita jalutama viivad. Aga kuhu need viivad? Sinna punkti, kus toimub... Punkti? Saare punkti? See on kokkulepitud kohtumispaik. Kakapunkt olemas. Mõned kutsuvad seda kuumaks punktiks. Kuumaks punktiks. Okei. Tegelikult ma hakkasin läbi lugema, ma leidsin mingi kohta ja siis ma mõtlesin, et ma kunagi ei teadnud, kas on midagi hästi kirjutatud eesti keeles või mitte. Sest see pole minu emakeel, aga mulle meeldis see Harasmus ilma mägede piiramisrõngas. Mulle meeldib see sõna haruldane, see on mulle kuidagi nii naljakas sõna. Veel naljakam kui see krutski päev. Krutski päev, 22. aprill on haruldane päev, sest loodame ööbimispaika jõuda juba enne pimedat. Suur on meie nördimas, kui avastame, et pühapäevati pole avatud ükski kaup. Tundub nagu kuidagi nagu Liivimaa Lenneku kroonika natukene, aga nagu... See tuleb lihtsalt keset plats ja kõik on kadunud. Kere on hele ja kord kuivam. Külastame meeleheite siiski üht ilme müüjata taluputka, kus ise teeninduse korras igaüks endale toidukraami valida ja raha jätta saab. Aga kurat, ma ei maksa ju 5 vorsti viilu eest. Olgu neid kasvõi nii mahedad, kui kõik toome nairatus peale hommikuistet. Aita meil selle... Jaa, me jõuame jälle sinna...
hommikuistet, vabandust, okei, nüüd ma saan aru. Lõpuks ei jää üle muud, kui sebida tanklast 2 liitri vein ja paar roosmariini ka saiapätsi. Jeesuse kombo, nagu öeldakse. Siis mõtlesin, tegelikult suht andekas kirjanik, ma ei tea, kõik see nagu rütmid ja see on lihtsalt muusika sees, siis ma tahtsin küsida, et kust sa õppisid kirjutada? Elu on õpetanud. Sul ei ole nagu iidolid või, no ma olen lugenud raamatud näiteks. Kirjutad ja loed. Aga sa ei ole nagu, sul ei olnud eeskuju näiteks Paavo Matsin. Paavost ma ei teadnud sellel ajal midagi. Ma tahtsin öelda Tammsaare, aga ma tean, et Matsin ütleks mulle, et Tammsaare on vana. Proovi midagi uue, värske, näiteks minu raamatu. Siis ma mõtlesin, näiteks Matsin, mitte Tammsaare. Näiteks, kus seal on mingi mõjud kuskil või sa saad näha? Ma ei tea, ma ei julge küll öelda kedagi nagu otseselt mõjutab. Muidugi on mulle tüüpe, kes mulle meeldivad, aga kas ma neid nüüd kuskilt moodi nagu matkin või midagi sellist. See oli nagu väga hea rütm kuidagi, kuidas sa nagu neid lauseid ehitasid. Kas see on lihtsalt sinu stiil või kuidas sa ise rääkinud mõtled? Tõenäoliselt ma natukene proovin muidugi iga raamatuga natukene vähem laametada. Ma olen selline tüüp, et kui ma nagu need esimesed raamatud tegin, siis mul oli kogu aeg tunne, et nagu lugejal hakkab igav, kui ma kogu aeg ei vaimutse ja mingit võimlauset ei tee ja kildu ei rebi. Ja siis ühel hetkel tegelikult ma väsitan selle lugeja ära ja ma olen õppinud nagu võib-olla vähem ütlema, natuke hingamisruumi rohkem andma. Et ma tegelen endaga. Ma püüan ikka veel areneda, kuigi habe on välja juba ees. Kuidas, oota, kust tuli üldsegi see tegelikult pidi olema minu asjakohane küsimus. Kust tuli see idee, et sa kirjutaks selle raamatu? Kes pakkus selle? Või sina pakkusid? Las ma mõtlen, kuidas sellega oli. Sellega vist oli niimoodi, et ma kunagi natuke varem pakkusin seda oma eelmist reisiraamat mitmele kirjastusele. Ja siis Helios sai mu kätte ja siis see Epp jäi hetk hiljaks. Ja siis me leppisime kokku, et teeme siis järgmise raamatu. Ja siis minu Ketserit plaan oli selline, et ma tean, kui palju on mu honorar. Siis ma laenan naabrimehe käest selle honorari suuruses raha. Lähen reisile, kirjutan sellest reisist raamatu, tulen tagasi, saan honorari, maksan naabrimehele ära. See on huvitav, et need kirjastused toimuvad niimoodi. See on huvitav, et kirjanikud toimivad niimoodi. Mõnes mõttes on jah väga huvitav väljakutse, aga kus sa alustasid siis mitte, kas sa kirjutasid nii nagu see raamat voolab? Et sa olid kuskil seal matkabussi tagas oma laptopiga? Jah, enam-vähem muidugi tahtsin reisil rohkem kirjutada, aga elu tagus jalaga seal nii palju tagumikku, et ma ikka pidin mingisuguse kuu aega veel pärast reisilt tulekut ikka nagu Eestis ka tööd tegema. Unistuses oli mul mõte jah, et ma pean kõik ratastel kirja, aga seal tuli muude probleemidega tegeleda. Ma küll tegin kõik sa ei saa seda teha, kui sa olid teel kogu aeg, sa ei saa leida iga päeva mingi hetk. Jah, aga no ma nii palju tegin, et ma mingid märkmed panin ikka kogu aeg kirja, et mul oli pärast kus kinni hakata. Ja muidu ta tuli ikka suht voolavat emotsiooni pealt, et ma ei ole selline, kui ma kohe ei tule, siis ma ei kirjuta. Ma pean saama käed panna klaviatuuri peale, siis ta peab hakkama jooksma. Kui ei jookse, siis ma lähen, teen vahepeal midagi muud hoopis. Et ma ei säti lauseid ümber ja ei kustuta ja keri tagasi, vaid et ma kirjutan, siis on kirjutatud ja võib-olla pärast on mingi trüki vigu vaja parandada. Okei. Ma ei tee nagu peenpoolimist ei tee. Ma olen roog välja ja tehtud. Tehtud. No mõned töötavad niimoodi, mõned on nagu perfektsionistid. Berliin on linn, kus sa lihtsalt pead kõrtsides käima, isegi siis, kui mõtte õllest öökima ajab. Õllekultuur on Saksmaal võimas nii hüve rüübet saab mekkutada nii šlaagrite kõrvale joodeldades, lärmakate irlaste jalgpallimatsile kaasa elades, kui makstes paar mennile ekstra selle eest, et ta sind joomise ajal väljuhäälsed eri keeltes sõimaks. Mulle meeldis see nagu pikad nagu laused. Ja kui sa lõppu jõud, siis algust enam ei mäleta. See on minu kaua märk, ma tean. Minu isiklikus lemmikuks saab hotellist paarisaja meetri kaugusele jääb äärmiselt askeetlik kodukõrts. Nimelt asus meie ööbimispaik ja vahetus läheduses kunagi Berliini raudteejaam, mille
siis sõja järel alles vaid jupike müüri. aga ma võiksin edasi minna sellega. see on kuidagi huvitav, et oleme Itaalias ja siis sa räägid nagu Berliinist, eks ole. Albero Bello on siin ka, Saksamaa 2002. kuidas sa korraldasid siis kõik see tekstid, lihtsalt nagu tuli su meelde? ja see tüvi on, eks siis Lõuna-Itaaliasse sõit, eks see konkreetne reis, et ma sõitsin seda riivipuud vaatama ja tulin tagasi onju. Aga ma siis proovisin selles mõttes leida seoseid, mingi emotsiooni pealt varasematest reisidest, et kui mul kuskilt millegiga seoses midagi varasemast reisist meelde tuli, siis ma tõstsin need tükikesed sinna vahele, kõik meenutused. et nii tuli nagu nii-öelda selle tüve ümber siis nagu need võra ja lehed ka, eks ole. nüüd küsimus ka reisijatest. ma ei tea, kas sa olid seda filmi näinud, ma ei mäleta, mis see filmi nimi oli, see oli nagu ameeriklastest, kes sõidivad ringi, kes elavad siukses markabussidest. siis ma mõtlesin, kas sa kohtasid ka sarnaste tüüpidega teel, siuksed nagu reisijad. kes on nagu pikemal tripil kui mina. kes lihtsalt niimoodi elab. seda ei paistnud kuskilt välja, et päris keegi nagu sellist elu elab. Ameerikas on kindlasti siuksed nagu parkid, kus nagu elavad kogu aeg. aga kindlasti oli näha selliseid tüüpe, kes on palju pikemal reisil kui mina oma 3 nädalaga. et oli seal, kus ma kuskil Poolas kohtasin ühe vana paariga, kes oli selleks ajaks juba pool aastat olnud nagu reisil. et sellised, kes nagu pikemalt rippisid oli ja seda nagu kaugemale näha ka, sest nad oskavad ennast seal lihtsamini sisse seada ja tunnevad ennast nagu mugavamalt ja vabamalt ja kuni selleni, et kui sa oled ikkagi lääne pensionär, siis on su rahalised võimalused teised, et kui see matkabuss jääb seisma, siis sealt veereb ka roller välja ja siuksed jutud, et sa saad toimetada ringi seal. ma mõtlesin selle nagu transpordikultuur on huvitav ja kuidagi tundmatu mulle ka, et ma ei ole seda ise teinud. mu sõber just sõitis Kanaari saartele autoga, mis on võimalik. sa pead sõitma Hispaaniasse, siis sa lähed, ma ei tea, kas on 3 päeva või ma ei tea, mingi absurdne sõit laevaga Lõuna-Hispaaniast Kanaari Tenerife. ja ma küsisin talt, et kuidas Euroopa on? kas Euroopa on nagu suur, kas tundus mulle, et sulle väike? ta ütles, et see on hiigel suur koht. et ta ütles, et tema elas Wisconsinist ja siis kui ta sõitis tema ema juurde South Carolinast, ütles, et see oli 13 tundi. mis tundus talle nagu päris pikk sõit. ütles, et sõitsime 13 tundi ja oleme Kesk-Poolas. ja siis jälle 13 tundi, oleme Põhja-Itaaliast või kuskil, ma ei tea, Austriast või midagi. siis jälle kuskil jõudes võib-olla Hispaania piirile. et see on tohutult suur koht. aga kuidas sulle tundus? sa just ütlesid, et kui... ma arvan, et minule tundub iga aasta nagu pisem või nagu kättesaadavam. ma ei tea, ma mäletan oma esimest Poola reisi, see oli juba selline tunne, nagu oleks teisele poole maakera sõitnud, kui sa ei ole enne käinud, eks ole. aga mida rohkem sa käid, seda kuidagi, ma ei tea, sa näed ju palju rohkem seda, mida sa ära tunned ja kui sul on tuttavam, siis aeg läheb teistmoodi, aju töötab teistmoodi, et Euroopa on järjest kodusem minu jaoks ja järjest nagu lähedasem ja väiksem võib-olla ka. ja see ongi osa psühholoogiast, et näiteks ma rääkisin, kui sa lähed kuskile, võiks tunda, et see on kaugel, aga kui sa tuled tagasi, siis mõistad, et see on kuidagi lähedal. ja vastupidi, ma olen märkanud, mõnikord ma sõidan näiteks Tartusse ja siis tundub, et võttes 15 minutit ja ma olen juba Tartus, aga mõnikord sa lähed ja siis nagu kuidagi ei jõua. ja ma ei saa ette kujutada, kuidas on sõita Itaaliasse. ma arvan, et see on alati ületus, et sa ei võtta nii palju aega lennukiga. näiteks, kui sa oled kuskil, ma ei tea, Riias, Tallinnast siiski Helsingisse, mõtled, et kaugel. vaata kaart, nii palju ja siis nagu 2 tundi sa nagu juba maandud ja midagi. mõtlesin, et see ei olnud midagi. okei, ma arvan, et värskendame selle arutelu küsimustega, kui keegi julgeb küsida midagi. ma isegi ei ole selle mürakuse nimi küsinud midagi. mul oli see mu esimene küsimus tegelikult, mis see mürakus. kust sa sai selle nimi? kes andis sulle või sa andsid ise?
ei, no see on keskkoolis pannakse kõik nimesid lihtsalt, enamik tahab selle nagu maha salata, mina võtsin selle nimelt endaga kaasa. Okei, ma mõtlesin, et sa valisid seda, et üldse sa mõtlesid, et okei, on kontra on juba võetud, aga mina võiksin olla mürakas. Nagu see mingi stiil. Umbes nii oligi. Aga kas sul on küsimused keegi kunagi ei julge? Ma küsin, miks sa ainult üksinda sõida? Miks ma ainult üksinda sõidan? Et sul on pereliikmeid ju veel kindlasti, kellel on autojuhiload. Üks asi on see, et ma olen kontrollifriik. Okei. Aga mis puudutab seda matkaautot, siis kuna ma räägin, tal roolivõimu ei ole, siis sa pead pool aastat trennis käima ja siis kui sa lähed rooli, siis sa pead sööma ära võileiva ja siis kui sa lõpetad, siis sa pead särgi ära vahetama. Aga kui te väikse autoga sõitsite, siis sõitsite isegi? Ei, ma ikka sõitsin ise. Mulle tundus ka raamatutes, et ma ei lugenud seda välja, et muti oleks roolis. Meil on jagatud selles mõttes, muti on mul selle jaoks kõrvalistmel, et ta teeb kõike seda, mis on kallil autol peal ja meil ei ole. Et siis kui on vaja pikki vahet hoida, siis ta hakkab spetsiifilist häält tegema. Ja vajutab pidurit ise. Ja annab mulle teada näiteks, kui ma veisi ei vaata, siis tema ütleb mulle, et nüüd hakkame tasakesi ümber reastuma. Okei, ta on ka peaaegu juht. Juhi abi. Maru palju ruumi võtab, terve koha võtab. Mulle meeldis ka selle pealkiri siin. Ma mäletan, kui ma vaatasin seda, mõtlesin, oota, mis asja? Laavakonservi lummuses. Siis ma sain aru, millest sa räägid. Tegelikult, kui ma läksin baari minu tütrega mitu aastat tagasi, ta oli vist 10-aastane. Ema ootas Itaaliast, ma ei tea, veeparkid või midagi sellist nagu Disney World, aga Itaalias. Ja siis kui saabusime nagu baari rangijaama, ta oli nii pettunud. Siukene koht, mis me teeme siin? Me sööme, me käime nagu suvelaste külas. Ta sai nii pahaseks, sest ta ei saanud üldsegi itaalia keelest aru. Ja mäletan, ta viskas vist, kas oli lusikast või kahvlit minu poole, kui me olime seal restoranis, sest ta oli nii pahane. Miks keegi ei rääki inglise keeles? Mõtlesin, sest me oleme Itaalias. Ja ta oli nii pettunud Itaaliaga. Siis ma mõtlesin, mis ma saaksin pakkuda sulle, et sul oleks põnevam sõit Itaalias, põnevam reis. Ma ei tea, siis ma pakkusin Pompeid, siis ma näitasin pilti, vaata, surnud inimesed. Siis ta ütles, nii lahe. Siis me räntisime autot, siis me sõitsime Pompeisse, et näha neid surnud inimesed, siis laps poseeris nende kõrval natukene, vaatab mind ja surnud inimesed, et kõik mu klaasijad on nüüd hästi kadedad minust, sest ma olen poseerinud need surnute laikvatega ja niimoodi ole. Me räägime seda Pompeist ja sinu kogemusest. Ma ei teagi, Pompei oli võimas selles mõttes, et veider, et nagu loodus on pidanud tegema midagi nii koledat selleks, et praegu oleks võimalik nagu päriselt aru saada, mis siis oli. Selles mõttes, kui seda pauku seal ei oleks olnud, siis ei oleks sellest ka midagi sellist praegu alles, mida saavad need arheoloogid seal pinstiga tasakesi lükata. Et see oli nagu selles mõttes see nagu nii eheduses nagu ära näha, et teil on nagu selline veider tunne. On küll, jah. Ta võiks ju tunduda, et ta on turistikas, aga see on ikkagi tegelikult suur lahmakas maad ja suur linnajupp, et tegelikult see rahvas vajus, vähemalt kui meie seal olime nagu kuidagi laiali, et tegelikult ei olnud sellist prügi kuskilt läbi rahvast. Et ta oli selline, minu jaoks oli ta mõnus elamus, mis lõppes sellega, et mul jalad valutasid. Aga mõtle oli väga äge. Tõesti imelikud. Ma olen ise märkanud, et eestlastele on see paganlus on lähedal. Näiteks paar inimest on viinud mind kuskile metsasse, kus on näiteks mingi, kus ma käisin tammehiis või midagi. Ja või kunagi ma eksisin ära Põhja-Eestist, kas oli mingi onni oli seal, ma ei mäleta, kas oli Lembit, Lehole onni või ma ei tea. Ma ei mäleta, kas ma olin, siis ma ärekisin, siis mõtlesin, et siuksed veidrad kohad ja siis nad lähevad sinna või isegi siin Viljandis on mingi
kalju või suurt kivi seal lustikate juures, kus kunagi need ohverdasid asju, siis saab näha nagu aukud. Loomulikult seal oli loomad, mis nad ohverdasid. Aga Pompeis on niisugune koht, et sa mõtled, sest Itaalia on nii usklik riik veel, et sa mõistad, et enne kõik see kristlus oli niisugune paganlust ka, nagu Eestis, kuidagi ühines nagu Eesti ja Itaalia minu jaoks. Sest mulle need on nii erinevad kohad, aga niisugune sarnane põhi. Tõesti, on küll, kes veel on Pompeis käinud? Nemad on, jah. Nemad olid minuga kaasas just. Aga kas teil teised küsimused? Sina, sul ei ole või? Ei, mina mõtlen, kas mu tütre oleks rikkunud, et Pompeis ei ole reaalselt laipasi. Ei ole. Ei ole. Need on mõned tühimikud, mis tuha sisse ja siis on kõik kipsis. Jaa, ma tean. Aga nagu peaaegu. Ma täit saanud lapsele seda öelda. Ei, ta sai aru, aga see oli ikka põnev. Siis ma mõtlesin, et see oli huvitav, sest ta oli sadas lund ja see oli nagu, see ei juhtu Lõuna-Itaalias tihti. Pompeis minu meelest üks vahvam majakene oli Lõbumaja, mis oli ehitatud tänava nurga peale, sealt oli nagu tõenäoliselt ühest uksest sisse ja teisest välja, nagu selda kaupluses. Ja sellised kivist voodid olid ja siis ühis-WC, kus kõik leidid said omavahel pärast vennastuda ja jutustada, kuidas kellelgi läks. See oli naljakas ehitis. Aga kuhu sa tahaks siis minna? Järgmise sihtpunkti? Ma ei tea, ma tahan igale poole minna, ma tahan sinna minna, kus ma ei ole käinud ja tahan sinna minna, kus ma olen käinud ja äge on olnud ka. Ma võiksin praegu siit samast autosse istuda ja ma panna, aga ei saa, see on valus. Mul on huvitav, et inimene võib sõita Eestis näiteks Lõuna-Itaaliasse, kus nad ei ole kuulnud Eestist. Või nad nagu väga ei ole kindel, kus see asub. Siuksed asjad. Tundel nagu eurooplased elavad iga ühele oma mullis. Ma just tegin ma suhtlesin ühe ameeriklasega, kes elab Hollandis ja ta ütles, et kus sa elad? Ma ütlesin Eestis. Eesti? Kas see on Slovakkia kõrval? Siis mõtlesin, et kuidas sina ei tea, kus on? Ei, põhja poole, sest ma ütlesin, et meil juba pime aeg praegu. Oota. Siis ma pidin seletama, siis mõtlen, kuidas ta ei tea? Tähendab, et Hollandis on kehva haridus. Ei, mingi rootslane ütles mulle, et see oli meelega niimoodi õpetatud. Et siuksed vasakpoolsed parteid oli mingi kommunistliku mõjud, mis ei tahtnud, et inimesed Lääne-Euroopas teaks hästi palju Ida-Euroopa geograafiast või poliitikast. Ma ei tea, kas see vastab. Mina näiteks, kui ma sinna päris alla saapa kanda, nagu sinna nii-öelda maailma lõppu kohale jõudsin, siis ma kuulsin küll esimese asjana autost välja askudes, et kõrval restoranis rööviti, et Estonians you crazy people. Keegi see, aga tõenäoliselt see on itaallane, võib-olla see oli lätlane keegi. Aga miks nad ütlesid? No, kui sa jõuad sellise masinaga ja sellisesse kohta välja, et siis sul peab olema natukene tõenäoliselt mingit ainest. See on nagu, kui sa oled New Yorgis, siis keegi sõidab, ma ei tea, California autoga või midagi. See võiks lennata ka, eks ole. Ega ma ise ka ei uskunud, et me selle masinaga selle kiiru nagu nii hästi tehtud saame, sest ta ikka pidas hästi vastu. Okei, mägedesse ta ei roninud, jäi kogu selle reisi jooksul ära kuskil 5 liitrit õli, aga muidu ta viis meid igale poole lõpuks ära. Ja kui suures ta ongi selline, et kui sa muidu sõiduautoga liigud, siis sa sõidad autoga punktist A punkti B ja siis sa oled jälle mingis järjekordses nagu Booking.com korteris, on ju. Aga nüüd sa vead nagu enda kodu kaasas ja selle reisiga, ma arvan, see buss sai mulle selles mõttes armsaks, et see interjöör, see tuba ongi nagu üks minu tuba. Ta küll sõidab rataste peal ringi, aga see on nagu tühike minu enda kodu. Ja siis vahepeal on keegi küsinud, et kas sa laenutaksid seda bussi välja vahepeal või ise ei sõida. Ma võiksin seda teha, aga süda ei luba. Sa ei taha, et
võõrad inimesed kasutaks sinu elutuba. Just, ma tean tema väikseid kiikse ja värke ja ta on minu oma ja ma tunnen seal ise ennast. Kus ta praegu istub? Kantrikülas? Kantrikülas maja ees täitsa. Itaalia tänaval? Itaalia tänaval. Vabandust, keegi ei tule sinna. Mul on 2 koera kurja, hästi kurja ja kaamerad on väljas. Nii et ei tohi kurta. Mulle meeldis ka see osa raamatus, kui sa kirjeldasid see Suwalki, see on Suwalki käpp on inglise keeles, ma ei tea, mis on Suwalki koridor. Ja sest, et ma ei ole seal käinud ka, sa ütlesid, et see osa Poolast ja Kaugu-Leedust on nagu vaesust Toskaania. Nagu vaesin mehe Toskaania, jah. Miks? Sest seal on täpselt selline see kuppelmaastik. Selles mõttes seal küll ütleme, rohkem on metsa peal võib-olla, aga kõik see tunne ja kõik see laineline, see on täpselt selline, et kui sa ei ole nii palju bensurahat alla sõita, siis mine sõida Leedusse ja seal lõuna või põhjapooles ringi. Aga millal see sõit juhtus? See juhtus selle aasta kevadel, aprillis. See kevadel, okei, siis see ei olnud nagu sõja käed, aga ma arvan, et siis juba kõik käis hooled, jah. Et 2 aastat tagasi õnneks võib-olla raskem sõit läbi pooled ja leidnud hästi palju inimesed sõitsid sealt välja ja oli ummikult. Kas sa tundsid midagi, kas sa nägid näiteks isegi siin, ma olin siin Viljandimaal, ma läksin Karksisse, tuli, ma ei tea, lugesin 17 tanki minu vastu. Ja neid liigub siiamaani selles mõttes, kui sa neid Poola kiirteid võtad suuri, siis seal on tihti lugu konvoid, kus on sõjamasinad peal ja liikumine käib jätkuvalt. Viiakse sinna juurde ja viiakse rekkadega kraami. Ja ma ei tea, kas sa pakub turvalist tunnet või vastupidi. Ma olen seda Mutiga rääkinud lennukite puhul, kui hävitaja tule lendavad, et mis tunne sinul tekib. Muti ütleb, et temal tekib just hästi turvaline tunne või kuidagi, et sa oled kaitstud või et nüüd on siin kohal. Aga minu jaoks on selle natuke sõjahääl ka. Absoluutselt. Kunigi ma mõtlesin, et naabrimehe künkab kukkus midagi, siis ma sain aru, et see oli üks nendest lennukitest. Ei, mulle näiti see hirm, et nagu läheb kogemata naabrimaja või midagi. Nagu maandub sinna või mingi lennu võiks juhtuda. See juhtub ka näiteks seal, kus on siuksed sõjaväebaasid Ameerikas, San Diego's või see on juhtunud enne, et mingi lennuk maandub vales kohas. Ja, kui need mundrimehed on samasugused tüübid nagu näiteks need minu Montenegro piirivalvurid, siis võib juhtuda igasugu asja. Ma ei tea, kuhu sa võiksid sõita siis? Sa ei tea? Ma räägin, ma võin sõita kuhu iganes. Ma võin näiteks hea meelega, kui keegi ütleks, et mine põruta Kuldikasse, kohe lähed siin samas Lätis, mu lemmiklinn Lätist. Aga kui oleks võimalik mida kaugemale, siis ma oleks kaugemale, oleks olla võimalik kaugemale. Sa võiksid Euroopast välja ka sõita? Kui autoga saab, siis võiksin, aga siin Euroopas on tegelikult nii palju nägemata veel. Kas Euroopa tundis suhka nagu ühendatud koht? Nagu need muutused on kosmeetilised keeled, sildid või kas sulle päriselt tundus nii, et nagu iga maa nagu hästi teistsugune? Mul on üllatus näiteks mõnikord, kui ma avastan, et kuskil riigis ei ole veel eurot, tegelikult hästi palju riikides ei ole eurot, Poolas vist ei ole eurot. Ja siis on loomulikult mõned Skandinaavia maad ei ole, Itaalia. See on alati mulle nagu ma ütlesin minevikus. Ma arvan, et mingisuguseid suuremaid erinevusi näed sa siis, kui sa oled nagu kauem koha peal kuskil ühes kohas. Kui sa nagu läbi lähed, siis sa näed seda, kas inimene on hea või halb ja kas ta nagu laias laastus lungut ühes rütmis. Et maailm on põhimõtteliselt maantee ja bensiinijaam ja loss. Kusjuures bensiinijaamad on, kui sa oled reisil, on sellised, minu jaoks nagu sellised majakad. Sa sõidad kuskil pimedus, see on see valge koht, kus on soe, kus on kohv, kus on tualett ja siis sa lähed järgmine, see on midagi selline nagu mõnus koht pigem, mulle nagu tankad meeldivad. See on õige. Kunagi ma pidin olema Tallinnas, kui oli pandeemia aeg ja meil oli see lockdown ja kõik poed olid kinnid, aga ma pidin olema Mihkel Raua programmis ja ma ei teadnud, kus olla terve päev. Ja siis ma olin Alexelas.
Nad ei visanud mind välja. Ja ma olin seal kuskil nurkas, et palun ära viska mind välja, et see ei ole kohvik. Lihtsalt joon mu kohvi siin nurkas ja nad ei viskanud mind välja. Ametlikult ma pidin lihtsalt ostma ja ära minema, aga ma jäingi sinna nurka mõnda aega. Siis mul ei olnud mingi, mis ma siis teen ju? Mine chillida Mihka Rauaga. Ei, see oli tõesti. Kas oli televiisoris ka käinud? Ikka olen. Ikka olen, see on normaalne sulle. Võib tunduda, et ma ei mahu sinna ära tegelikult. Kui kaugelt võtta, siis mahun. Ei, sa mahtusid siis jah. See on alati mulle tõesti nagu absurdne kohvik. Kui sa lähed näiteks Grumeeri juurde ja siis sinu kõrval istud, ma ei tea, Sven Mikser või midagi. Ja siis tema kõrval istud, ma ei tea, Martin Helme või midagi. Okei, siin me oleme. See on Telemaja seltskond. Kas teil on teised küsimused? Aga mul vahepeal üks tekib. Kõik need kohad, kus sa käinud oled, kas sul, ma saan aru, siht on ikkagi uusi kohti avastada, kas on midagi sükest ka, et üks asi, mis oleks, et jaa, sinna tuleb kindlalt veel minna ja siis mingi teine, et mitte mingil juhul kunagi enam mida minna. Ja no selliseid kohti, kui ma tahan minna, on terve posu ja ma ikkagi nagu jõudumööda proovingi minna ka sinna uuesti. Ma ei tea, näiteks ongi see Montenegros Kotori linn on see, kus me oleme käinud mitu korda. Lihtsalt kuidagi on armas ja midagi ei ole teha. Ja kui sa sinna nagu uuesti lähed, siis noh, sa juba oled natuke kodus ka. Sellepärast, et sa tead, kuhu keerata, sa tead, kus sa peas aiakese, sa tead, kus on hästi äge baar. Et jah, aga kui ma nüüd peaksin praegu mõtlema, kus on koht, kui ma kohe kindlasti minna ei taha, siis mul läheks natuke kauem aega, ma praegu ei suudaks seda just välja mõelda. On head teepõld. See Muti, no ma räägin, tema esitab õigesti, ta eksib harva. Ja kui eksib, siis me ei räägi sellest. Mis nurka te veel Itaalias sõita tahaksid? Sitsiiliasse? Muidugi tahaks ja kuna me olime nüüd matkaautoga, siis jäi kogu see, mis see lääneranniku, see rannikutee on, mis meil kõik ka jäi, sinna tahaks minna ja no Põhja-Itaaliasse tahaks uuesti minna, siis see on väga armas ja ma ei ole tegelikult seda nii-öelda keskosa, seda kuppelmaastikku ma ei ole ju ka saanud, sest me keerasime see aasta seal auto ümber, sest ei olnud võimu. Lehvitasime ja läksime ranniku juurde tagasi. Ja muidugi Itaaliasse ma läksin alati tagasi. Ega ma muidu Duolingost ei õpiks sõna avaldada. Ootame, et sa unustasid Duolingost. Ma ka kasutan, et Duolingot. Et mõned arvavad, et see ei tööta, aga kas sul on positiivsed tulemused? Muidugi, ma saan selles mõttes turistina, selles mõttes, et ma võib-olla rääkida ei suuda, aga ma saan aru päris nagu okei, kui on kuskil poes või kõrtsis või tänaval vaja mingisugune lihtlausetega. Sa räägid itaalia keelest või? Ei, ja itaalia keelest. Aga kas sa oled kasvanud mitu keelt õppima või lihtsalt itaalia keelt? Ma olen ainult itaalia keelt see Duolingos õppinud. See õpib kõike, jah. Jaa, see ajab siin sassi, kui sa nagu vahetad Itaalias. Ma proovisin rootsi keelt lisada ja siis see oli mõttetu. Sest nagu viino, see nagu vein ja siis rootslane ütles võln. Ja siis mõtlesin, ma võib-olla järgmine kord, nagu kui ma õpin mingi keelt, siis võtan rootsi oma. Mis muidugi tegelikult on oluline selles mõttes küll, et noh, palju keeli sa ära ei jõua õppida, aga igas keeles või no see, kus iganes maale sa satud, selle maa keeles võiksid sa osata nagu mingisuguse elementaarse viisakuse ära öelda. Tere, palun, aitäh, palun, andke mulle üks õlu. Et noh, esiteks sulatad jää ära ja teiseks kuidagi siis edasi läheb nagu lihtsamalt, mõnusamalt. Ja see on ka viisakas lihtsalt. Et sa üritad vähemalt, sa oled ju külaline selles riigis. Et käitu siis väärikalt ja proovi natukene nagu. Tahtsin abielust rääkida. Minuga? Praegu kohe. Rääkida abielust. Ainult sellepärast, et keegi ei ole kunagi õnnelik kogu aeg. Ma räägin lihtsalt üldiselt, kui räägime inimestest, eks. Siis mul tuli meelde, kui ma mõtlesin abielust ühel päeval, et isegi minu kõige paremate sõpradega lapsepõlve ajal läksime tülli. Eriti kui ma oleks näiteks koos tükk aega, ma ei tea,
läksime kuskil laagrisse 2 nädalat, siis meil oli vaja nagu time out, sest et mingil hetkel sa ole vait või sa olid lihtsalt väsid ära mingi teisest inimesest ja mõtlesid, kas on juhtunud sinuga oma reisi kohta, et sa mõtlesid. Jaa, muidugi, see nüüd ei ole otseselt ainult perekonnaga. Ma ei taha kuulda su muusika. On. Sest meie kamp oli ka ju natukene suurem, et me liikusime tihtilugu 2 autoga, et meil oli selline 5 inimest vahepeal isegi rohkem. Et see arusaamine, et sul on vahepeal vaja see pundar lahti lüüa ja eraldi olla ja aega anda, see alguses ei tulnud, alguses oli meil ikka draamasid ka. Oli, ma mäletan ühte koju sõitu, kus me teise autoga tagasi sõites vist terve läbi Baltikumi ühtegi sõna raadiosaatjatest ei vahetanud. Aga oli kuidagi see viimane plönn oli ära käinud, tegelikult mingisugusest tõenäoliselt pisikesest asjast, et keegi sõitis autost mööda, pani ajama ja ootanud sind järele või midagi. See pisikesed asjad ajavad sind närvi ja siis mingil hetkel tuleb mingi plahvatus. Ma kunagi kuulsin intervjuud Iggy Popiga, kes räägib, ta elas koos David Bowie'ga Berliinis mõnda aega, siis ta ütles selle perioodi lõpul ta isegi ei tahtnud vaadata, kuidas David Bowie suitsitas oma sigaretti. Et see nii ajas ta närvi midagi, sest ta oli koos kogu aeg. Siis mingil hetkel ta ei sallinud, siis ma mõtlesin, kui sa lähed kuskile. Et see võib, tegelikult see juhtub inimestele, et ta läheb kuskile reisile, siis ta lähevad tüli, ainult üks tuleb koju. Ja siis teine lendab. See on juhtunud, ma olen kuulnud siuksed juhtunud. Vihkan tema. Aga mitte sinu olukord, lihtsalt küsisin, kas on juhtunud. On juhtunud ja on palju õpitud sellest ja õpime edasi. Okei. Kas sul mingi nõud anda teistele inimestele kohta? Selle koha pealt või? Et, jah. Vait tuleb olla vahepeal. Kas sa annad seda mulle ka? Hetke pärast. Okei. Minu arust selles raamatus on sul üks väga hea lause öeldud, et Mutiga, et ükskõik mis juhtub, et me ikkagi toetame teineteist, et see on nagu väga hea lause reisi peal. Sest tegelikult reisi peal juhtub ikka paratamatult kõige lähedamate inimestele. Kuidas sa kohtusid temaga? Ja miks ta Muti on? Sina oled võrakas, seda me teame, aga miks Muti on? Ma ei tea, see on kuidagi juhtud, et ta Muti on, ma ei mäleta. Ja tutvusime nii ammu, et siis peaaegu oli telekas veel mustvalge ja kõik need jutud ammu. Kohe siis, kui tekkis tunne, et on kedagi päriseks vaja, siis me kohtusime. Aga kas ta kohe oligi Muti? Kohe vist ei olnud, aga kohe varsti oli, ma arvan. Okei, minu poolt viimane küsimus, see on, kas sa oled rahul selle teadusega? Jaa, muidugi olen. Ma olen iga oma järgmise raamatuga järjest rohkem rahul. Ma ei tea, kuhu see kõik lõpuks välja viia, aga ma selles mõttes jaa, ma ei ole selline tüüp, kes jääb pärast põdema, et oleks midagi teistmoodi. Aga mõned ei ole kunagi rahul nende raamatutega. See on paratamatus, millega sa pead õppima. See oli selles aja hetkes, olid sa sellisel tasemel ja selline. Sa andsid sellel hetkel parima, mis sa anda said ja nii see on. See näitab seda reisi, seda aega, seda, kus ma ise sellel punktil vaja olin. Sul on see filosoofia, et sa raamatutega siis, et sa lihtsalt annad välja? Annan välja ja siis, kui ta on tehtud, siis ta elab oma elu ja ma hakkan järgmise peale mõtlema. Kas sa oled juba hakanud? Jaa, ma tahan ühe eneseabiõtiku teha, siis üks luulekogu on mul plaanis ja... Luule? Ja üks kriminull ja... Remka ka, jah? Jaa, muidugi, ma selles mõttes mõlgutan mõtteid, aga ma ei ole veel käsi klahvidele löönud. Viljandi on selles mõttes väga nagu kultuuriliselt rikkas linn. Sa ise tead, kuidas materjal jalutab su ümber ringi ja pane ainult kirja. Jaa, see on väga huvitav koht. Ma ei saa aru, miks ma ei tea, kas on nagu, ma ei tea, Raplakad arvavad, et nad on sarnased. Sest meil on see Kristiine Enin on seal päris. Las neile jääb, las neile Replik ka. 2 pühad. Vähemalt. Nüüd on nii, et mina panen see enda järgmisse raamatusse ja sina võin enda omasse ja... Siis tuleb Gert Küller, isegi Paavo tuleb bussiga Tartust ja pidutseb. Kohtame legendis. Aga kas te teised küsimused või tõmbame otsa kokku? Kas sina tahad ka midagi lisada? Mina ei taha midagi lisada. Ma olen valmis. Ma saan aru. Siis võib plaksutada. Jaa, ma arvan küll, jah.